Kullasära Expressionsist. Uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions. Tere armas vaataja! Käes on jälle laupäeva hommik ja algab saade Naudime elu. Tänase hommiku me veedame Tartus ja üsnagi sportlikult. Kõigepealt hakkan mina õppima sambat. Siin saab väga paljusid asju teha. Meil toimetab siin 7 gruppi, mis on siis vanuses kuni 5-aastased ja lõpetades nii vanana, kui keegi tunneb, et talle ikkagi sobib tantsimine. Me oleme loonud võimaluse tõesti harrastada absoluutselt kõigil erinevaid tantsuliike. Näiteks meil on algajate grupid nii päris pisikestele, algajate grupid täiskasvanutele, siis on meil sellised edasijõudnute kursused, kes on natukene juba tantsu nuusutanud ja tahavad ennast täiendada. Need on samuti nii lastele kui täiskasvanutele. Siis on meil sellised tõsisemad sportlased, kes siis 2 gruppi käivad koos igapäevaselt. Ja lisaks sellele veel on meil seeniorite grupp ja harrastajate grupp. Kes siis seeniorite ja harrastajate grupi vahe on see, et seeniorid võistlevad ja harrastajad käivad lihtsalt nautimas seda, mis parasjagu treeningprotsessis toob. Mina arvan, et tants on oma kaaslasega kõige kihvtim asi, mida õppida, näiteks kui alustadagi algusest. Et see liidab, see tekitab ühise väljakutse ja see annab väga hea tuju. Et kunagi ei lähe keegi ära halva tuju või morri näoga. Ja meil ongi väga populaarne täiskasvanute tantsukursused. Järgmine algab ka 4. veebruaril ja grupid on kogu aeg rahvast täis ja tõesti hetkel ma arvan, et see on selline tõusev trend. Meie tantsukooli juhendaja Indrek Kehaste on siis treener nendel ja tundub, et need grupid väga inimestele meeldivad. Kuna meil on nii suured ja uhked ruumid käes, siis me kasutame kindlasti võimalust ja ürime välja seda suuremateks pidudeks. Et siia mahub, ma arvan, kuskil 300 inimest ilusti laudadega pidutsema ja siis on meil seminari korraldamise võimalus. Eks te siis nägite ise, kui hästi või halvasti mul läks. Üsna kindel on see, et nii hästi tantsima kui see paar, kes minu selja taga harjutab, ma ei õppinud selle lühikese ajaga, aga kindlasti proovin kunagi veel. Aga meie läheme vaatame nüüd, mida põnevat me veel Tartust leiame. Jätkame nüüd endiselt spordilainel ja räägime sedapuhku tennisest, aga mitte ainult tennisest. Ma arvan, et selle spordihoone ja klubi sünd on üsna eriline, kuna paar aastat tagasi, kui me seda projekti alustasime, siis meil oli 85-liikmeline laste noorte tenniseklubi, kes oli Tartus ühtegi koduta, palju võistlussportlasi ja sattusime kokku investoriga ja paljude heade toetajatega ning lõime uue spordihoone. See võib-olla ongi eriline ning tänaseks päevaks ka unistuse täitumine, et erinevad spordiklubid ja ettevõtted on koondunud siia ühe tervikuna ja tundub, et ta täna toimib. Palju huvitavaid projekte on veel ees. Oleme suutnud kaasata alates võimlemisklubist kuni tipptasemel džimmini, tenniseklubi, sulgpalliklubi ja Tartu Ülikooli spin-off ettevõtte füsiotsentrumi näol, et luuagi sportlasele olenemata tasemist siis tervikteekond nii öelda.
et see on asi, mille üle võib-olla tasub isegi uhkust tunda ja proovime seda siis hästi töös hoida ja käivitada. Kuna ta ikkagi algselt sai tennise- ja sulgpallikeskusena loodud, siis tennis ja sulgpall on täna ennast õigustanud. Meie täituvusprotsent on üsna kõrge ja noorteklubid mõlemad kasvavad jõudsalt ning võistlusspordi osakonnad samuti. Et tennis ja sulgpall on põhiline, kuigi ega gym, eks ole, fitnessklubi, nende liikmeskond on väga suur. Võimlemisklubi Akros, kelle teiseks koduks see on, nende laste ja noorte hulk on ka ääretult suur, nii et ma usun, et kõik ettevõtted ja spordiklubid, kes siin täna toimetavad päris hästi ja me loome koos ühise terviku. Füsioteraapia ja fitness ja kogu see tervik nii-öelda koos, et iga päev, kui laps tuleb trenni, ta mängib, eks ole, teeb oma tennisetrenni ära, siis tal on kindlasti seal juures fitness ja siis füsioteraapia nii-öelda pool. Täna meil saavutussportlased ka iganädalaselt testivad oma liigeseid, lihaseid, mis annab siis jällegi natuke teaduspõhist lähenemist ja saame sealt oodata häid tulemusi võib-olla mõne aasta pärast. Vot nii palju erinevaid spordialasid saab harrastada ühes ja samas majas. Aga meie läheme uurime nüüd natukene kiiksuga asju. Miks mitte kinkida oma kallimale sõbrapäevaks tassi kirjaga "Sa oled täitsa okei" või siis "Sul on minuga nii vedanud". Kui sulle meeldivad ka sellised natukene ebatraditsioonilisemad kingitused, siis kuula nüüd hoolega. Kui me nüüd valmistume näiteks sõbrapäevaks, kõik inimesed otsivad sõbrapäevaks midagi kingitust, siis ma arvan, et need, kes tahavad natuke võib-olla traditsioonilistest roosamanna kinkidest erineda ja tahavad midagi veits krutskiga, neid ma kutsuks küll väga julgesti siia, et sellist asja on meil siin palju pakkuda, et natuke sellise väikse nalja ja huumoriga lähenemist. Vaatame näiteks neid kruuse, mis meil siin on. Need sõnumid näiteks, sa oled täitsa okei või hull värk, kui äge sa oled, et mis võib-olla erineb tavalisest I love you või midagi sellist. Terve riiul on spetsiaalselt toodud välja, et alati on raske meestele kingitusi leida. On toodud siis välja väike valik meestele, kus on nii klassikalisemad valikud kui kerge ja kiiksuga. Nagu meil viimase aja Eestis on, et kui naised jäävad lapsega koju, mõtted lähevad lahti ja nii siis minul ka lapse kõrvalt hakkasin nokitsema ja hakkasin tegema märkmikke Trileviku brändi alt. Mõned Eesti disainipoed hakkasid neid tähele panema, sinna läksid nad müüki ja sellest sai see kõik alguse, et hästi orgaaniliselt on ta siis pärast seda lihtsalt niimoodi vaikselt kasvanud. Pea iga nädal tuleb meil midagi uut sisse. Me teeme siin koha peal märkmikke, rinnamärke, magneteid, võtmehoidjaid ja ka kruuse saab tellida enda personaalse sõnumiga. Veebist saab tellida, kuni sõbrapäevani on meil siis ka -10%, kui panna siis see kood Naudi elu. Miks mitte tähistada sõbrapäeva hoopis ühe ilusa fotosessiooniga, millele eelneb korralik jumestus ja muidugi ka kleidi valimine. Karamel stuudios on jumestuskoolitused, nii personaalsed kui grupikoolitused ja kõik jumestajad, kes soovivad, saavad rentida meigiklassi ja teha oma töid edaspidi Karamel stuudios. On võimalik saada kõik koha pealt, jumestus, soeng ja ka fototeenus ja lisaks rendin fotostuudiot ka teistele fotograafidele. Milliseid pilte siin teha saab? Igasuguseid, beebi ootusest kui buduaarini välja, et kuna Karamel stuudio on väga mitmekesine,
Siis on meil väga erinev stilistika ja ka lisaks väga suur kleidiradu, et enne fotosessiooni on võimalik endale leida nii buduaari sessiooniks kui ka beebiootuse sessiooniks vastav riietus. Lisaks kõigele olen ma ka pulmafotograaf. Koos abikaasaga. Abikaasa on mul ka videograaf ja pulmades käime alati kahekesi, et mina pildistan ja abikaasa filmib. Caramel Studio sai detsembris 5-aastaseks ja tänu sellele, et ma tegelen nii mitmel alal korraga, mul ilmselgelt eelmises stuudios liiga vähe ruumi. Siis 2 aastat tagasi laienesime me sellele aadressile. Kuna ma olen ka dekoraator ja stilist, siis ma saan palju rohkem oma ideid ja fantaasiat siin rakendada. Meie kodulehelt leiate üles nii foto kui meigikoolitused ja ka info stuudiorentide ja pildistamise pakettide kohta. Peamiselt kasutusel Jane Aredali mineraalkosmeetika. On võimalik osta meil ka koha pealt, et oleme ametlik edasimüüja Tartus ja meigikoolitustel kasutame ka peamiselt Jane Aredali mineraalkosmeetika tooteid. Lisaks kõigele muule, millest me just rääkisime, saab Caramel Studiost rentida ka pulmadekoratsioone. Aga meil on nüüd aeg saada natukene targemaks. Nüüd me oleme tulnud Tartu Ülikooli loodusmuuseumisse ja botaanikaaeda, et siis tutvuda Eesti ja muu maailma kireva looma- ja taimeriigiga. Aga me alustame oma ringkäiku loodusmuuseumis. See on siis siin meie eluta looduse osa, mis on kajastatud, eks ole, geoloogia pool, mineraalid ja kivimid. Et see on tihti võib-olla naisterahvastele võib-olla südamelähedasem pool siin ka vääriskive natuke näha. Et siis see sektsioon siin on Eestist leitud materjalile, fossiilid, kivimid, mineraalid, et meil on siis Eestis võimalik näha mitmeid selliseid aegkondi paljastuvad meile, siis siin on näha siis neid erinevaid fossiile. Trilobiidid, peajalgsed, paljud sellised vormid, mis tänapäevaks ei ole säilinud, igasugused selgrootud loomad, lülijalgsed sellised. Siin me jõuame nüüd tänapäeva loomastiku mitmekesisuse juurde, et suur osa on siin imetajate väljapanek. Imetajad on inimeste jaoks atraktiivsed, suured ja karvased, aga samamoodi on siin meil kalad väljas. Muuseum ise on, meil on Eesti vanim muuseum, asutatud 1802. aastal ja esimesed eksponaadid on juba selle 19. sajandi algus ja nüüd kogu selle siis 215 pluss aasta jooksul on need kogud täienenud. Kõik, mis te siin näete, mahub selle 200 aasta sisse, et võivad olla väga vanad ja suhteliselt uued eksponaadid. Aga kust siis Eestis saadi nii eksootiliste loomade topiseid? Juba vanasti käidi ekspeditsioonidel, teadusekspeditsioonidel, pluss ka osteti siis kogusid, teaduskogusid. On võimalik siis neid siin kuivatada ja samamoodi tuppide sees, nad on täidetud mitmesuguste ainetega. Ja kui nüüd uuematest eksponaatidest rääkida, et ma näitasin teile ühte vanemat, siis üks uusim topis vähemalt, mis meil väljas on, samamoodi puutub Eestisse, on siis šaakal. Et 2013. aastal siis esimene šaakal, mis siis Eestist lasti ja saadeti Tartu Ülikooli määramiseks, et kes see siis on ta siis rebane või hunt. Meie siis asjatundjad kinnitasid, et tõesti tegu on šaakaliga ja nüüdseks see liik on siis Eestis võib öelda kanda kinnitanud. Loodusmuuseum on nüüd üle vaadatud ja nüüd me tulime väikesele Soojamaa reisile, nimelt Tartu Ülikooli botaanikaaeda. Klassikaline botaanikaaed on koht, kus kogutakse, säilitatakse ja eksponeeritakse taimi eelkõige õppe- ja teadustöö eesmärgil.
ja kindlasti viimasel ajal lisandub sellele olulisus kui turismiobjekt. Tartu Ülikooli botaanikaaed on seda tööd teinud juba 215 aastat ja asume me peaaegu Tartu kesklinnas, mis on väga soodne asukoht, kasvab kokku ligikaudu 10 000 erinevat liiki ja sorti taimi erinevatest maailma osadest, mis on jagatud 20 eriilmelise osakonna vahel. Kasvuhooneid on meil 4, palmihoone, märgtroopika, kuivtroopika ja sukulentide kasvuhoone. Palmihoone puhul võiks siis esile tuua ka meie kõige väärikamat elanikku, kanaaritatlipalmi, kes on üle 100 aasta vana. Troopikahoones kindlasti pälvivad tähelepanu 300 liiki erinevaid orhideesid. Sukulentide kasvuhoones tasub tähelepanu pöörata Namiibia kõrbest pärit Welwitschia taimele. Originaalne ja põhjalik on sammalde osakond, mille sarnast kindlasti on lausa Euroopaski raske leida. Ja pargiala on meil jagatud 4 osaks: Põhja-Ameerika puud, Euroopa puud, Ida-Aasia puud ja ookaspuude osakond. Oluline on märkida, et valdav osa avamaa kollektsioonidest on kättesaadav meie kodulehel oleval veebikaardil, nii et ka talvel on võimalik virtuaalselt meie kollektsioonidega tutvuda. Aias jalutades nii suvel kui talvel on külastajal võimalik tutvuda ka väga erinevate skulptuuride ja mälestusmärkidega, mida meil on üle 30. Ja kõiki osakondi tutvustavad aastaringselt 2-keelsed teadete tahvlid ja kogu see liigirikkus on mahutatud 3 hektarile. Nii et head avastamisrõõmu pidevalt muutuvas botaanikaaias. Tere tulemast! Kuigi üldse ei tahaksite eksootikast ära minna, siis paraku me läheme nüüd väikesele reklaamipausile ja pärast pausi jätkame juba Tallinnas. Sära Expressionsist uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions. Ja nüüd me oleme tulnud keha kinnitama Eesti kõige esimesse kebaabirestorani, mis avati juba 20 aastat tagasi. Ajalugu juba on päris pikk meil ja alustasime 20 aastat tagasi, see suvi saab juba 20 aastat seda Osmani oldud ja oleme, ütleme, esimene kebaabirestoran Eestis ikkagi 20 aastat tagasi alustades. Ja kust tuli üldse mõte asutada kebaabirestoran? No see mõte oli niisugune, käides turismireisil Türgis ja seal kohapeal vaadates, et seda vardasliha nad igal nurgal müüsime ja sellest me alustasimega. Oleme nagu esimesed pääsuksed ja alustasime sellega ja me küllaltki positiivselt ja rahvast käis alguses ja käib ka praegu, nii et on tuntud. Selle nime all, selle jaoks on isegi videoklipp on YouTube'is olemas. Suudame vardasse panna, ütleme, kuskil 40–60 kilo kesiku ja pakkuda suurtematele üritustele. Laste menü on klassikaline viiner, frikartuli, mida neil meeldivad, siis on veel lihapallid, peale selle muidugi magust. Kas teie juures saab korraldada ka sünnipäevi või muid üritusi? Põhimõtteliselt saab, kuigi meil see ruum on nii väike, meil kunagi oli suur hoov, hoovis sai väga suuri pidusi ja muusikaüritusi tehtud, aga siia koha peale me nagu maja kinni ei pane, maja on iga päev lahti hommikul kella 6-ni, see on ka vist vähe kohti Eestis või Tallinnas, kus saab hommikuni keha kinnitada. Aga väiksematele gruppidele kindlasti saalis on meil, saame lauad kokku lükata ja on võimalik seda teha. Tõeliselt mõnus ehe kebaab vanakooli friikartulitega.
ja seda saab siin hommikul kella 6-ni ehk siis öö läbi. Aga lõuna ajal on iga päev siin väga mõnusad ja toredad päevapakkumised. Ja nüüd uurime seda, kuidas sellisel külmal talvisel ajal saab kasulikud vitamiinid kätte hoopis tervislikust toidust. Biokarma toob maale erinevad tervislikud mahe- ja gurmeetooted. Ma tahaks teid tutvustada täna meie uudistega. Kõige suurem on neid Mindfuel vegan- ja mahetoodete sarg, kus on olemas erinevad kategooriad, et näiteks supid, vegan proteiini smuutide segud, TEF-pudrud, mis on metsiku hirsi pudrud, väga head maitsvad ja toitvad, Golden Glow Milk või kuldne piima valmis segu, chia puudingud ja kõik need tooted väga mugavalt pakitud, et te saaksite pakikese kaasa võtta ja teil on saadaval kogu aeg midagi tervislikult ja head. Veel on suur uudis meie tootjalt Inglismaalt, see Rebel Kitcheni taimsed piimad ja minu arvamust on esimene kord, kui tootjal õnnestus teha taimsed piimad, mis on väga-väga sarnased päris piimaga. See on maailma rasvasem pähkel ja see on väga vitamiinide ja mineraalainete rikas. Pakikesed on päris väiksed, aga teil nagu aitab 1-2 pähklid ja need on väga toitvad, tõesti väga hea snäkk. Praegu on väga aktuaalne detoksi teema või organismi puhastuse ja meil on ka palju tooteid, mis aitavad teile seda protsessi teha meeldivamaks ja efektiivsemaks. Külmetuse ajal ka väga hea toote on manukamesi, päritoluga Uuelt Merimaalt ja see on väga tugeva antibakteriaalse toimega, see on looduse oma antibiootikum. Et kui teil on kurk natukene vallutab või tunnete end mitte täielikult hästi, siis see on toode number 1. Peaaegu kõik tooted on taimetoitlastele ja vegaanid, aga eriti head tooted siin on näiteks gluteeni vaba vegan ja teraviljade vaba paleo mix. On suur valik meie e-poes tervislikud magustajad, alustades agaavesiirupid, toor ja mahe, kassesuhkrut või ksillitool ja lõpetades jakon siirupiga. Mind igal juhul hakkas väga huvitama, kuidas see palju reklaamitud oliiviõli maitseb. Kui see sind ka huvitab, siis mine vaata Biokarma kodulehele. Aga meie läheme nüüd hoopis teistsuguste teemadega edasi. Ja järgmiseks midagi eriti nunnut. Meil on nüüd võimalus jälgida, kuidas 2-nädalane Valeria saab hakkama oma elu esimesel fotosessioonil. Fotosessioonile on oodatud kuni 2-nädalased lapsed. Vahepeal võin võtta ka 1 kuuni, aga paremini, kui tulevad kuni 14-päevased lapsed. Sel perioodi jooksul on nad rahulikumad, söövad väga hästi, magavad väga hästi, gaasivalu veel ei ole, nahk on klaar ja sellepärast see sessioon läheb kergemini nii nende jaoks kui ka minu jaoks. Kõige noorem laps oli 4-päevane. Teen perepilde ka. Teretulnud on nii issid kui ka emmed, vanemad lapsed ka, õded, vennad, teeme perepildi ka. Stuudios on olemas kõik vajalikud aksessuaarid, tüdrukute jaoks kleidid, mütsikesed, poiste jaoks püksid, traksipüksid, et kõik vajalik stuudios on olemas. Kui vanemad tulevad stuudiosse, siis on hea, kui laps sööb veel stuudios kõhutäis, siis oleks vaja kaasa võtta luti, isegi siis, kui te otsustate seda mitte kasutada, sest sessiooni jooksul see võib väga aidata. Muud ei ole vaja midagi teha. Stuudios peab olema 27-28 kraadi sooja, kuna beebite sooja regulatsioon on väga õrnake. Et esialgus natuke jalutame temaga, saame tuttavaks ja siis natuke rahustab ja hakkame pildistama.
Mul endal sündis tütar ja peale seda otsustasin proovida. 3 aastat tagasi siia Eestisse tuli üks tuntud fotograaf, siis käisin koolitusele ja peale seda siis hakkasin ka ise pildistama. Tellida saab kodulehe kaudu või helistades mulle. Nii et kui teil või teie tuttavatel või sugulastel on tulemas väike beebi, siis siit hea mõte, kuidas ja kus siis jäädvustada neid toredaid mälestusi sellest ajast, kui see laps on siis nii pisike ja armas. Väga armas, et otsustasid veeta oma laupäeva hommiku meiega. Ma väga loodan, et sul oli põnev ja et sa leidsid endale midagi uut. Kohtume siis sinuga juba nädala pärast.